Sügis 1939. Konstantin Pätsi juhitav iseseisev Eesti Vabariik on ülekaaluka jõu ähvardusel sunnitud sõlmima Nõukogude Liiduga niinimetatud baaside lepingu, mille alusel tuuakse Eestisse Nõukogude baasiväed. Lõppkokkuvõttes sai baaside leping ikkagi saatuslikuks Eesti poliitilisele eliidile, kes enamikus kas tapeti Venemaal või olid sunnitud põgenema välismaale. Saatuslikuks sai nimetatud baaside leping ka lihtsatele, tavalistele Eesti inimestele, nagu nähtub siit kommunismi ohvrite memoriaalist. Mida lõppkokkuvõttes arvas Eesti rahvas baaside lepingust? Mida arvas poliitiline ja sõjaline liit? Mida aga tavalised inimesed? Tagantjärele on loomulikult väga raske öelda, kuidas Eesti rahvas baaside lepingusse suhtus. Toona ei tehtud ju mingisuguseid rahvaküsitlusi, polnud mingisuguseid gallupeid, aga üht-teist ajalooallikatest siiski leiame. Kokkuvõttes võime öelda seda, et Eesti ametiisikute ja massiteabevahendite hinnangud baaside lepingule esitati rõhutatult rahulikus ja Nõukogude Liidu suhtes heatahtlikus toonis. Tuleb arvestada, et toona oli ajakirjandus ju tasalülitatud. Eesti rahva suhtumise kohta baaside lepingusse tsiteerime teost Sõja ja rahu vahel esimene köide. Seal on kirjas niimoodi: mida mõtles Eesti rahvas sel saatuslikul hetkel? Parteid olid keelustatud, opositsioon maha surutud, ajakirjandusvabadus piiratud, sõjaväe juhtkond ja poliitiline politsei töötasid käsikäes hääletu alistumise nimel. Puudus võimalus protestida. Kui räägime Eesti rahva suhtumisest 1939. aasta baaside lepingusse, siis tuleb kindlasti meeles pidada, et siis ei olnud rahval ju teadmist, mis ajaloos edaspidi toimuma hakkab, ja peame meeles pidama seda, et toona ei pidanud rahvas sugugi Nõukogude Liitu ainukeseks võimalikuks Eesti vaenlaseks. Sama palju või isegi rohkem kardeti Saksamaad ja selle liitlasi. 1939. aasta kevadel tegi Eesti riiklik propagandatalitus ja Isamaaliit ühe huvitava uuringu. Ta uuris siis rahva meelsust ja tuli välja see, et 11 maakonnast 9 oli rahva arvates peamiseks vaenlaseks mitte Nõukogude Liit, vaid hoopis Saksamaa ja selle liitlased. Valgamaa elanikud näiteks pidasid aga suurimaks ohuks Eestile seda, kui tekib Saksamaa ja Venemaa relvakonflikt. Petserimaa elanikud nägid aga reaalse vallutaja rollis siiski Venemaad. Tallinnas ja Tartus jaotusid Vene ja Saksa ohu suhtes elanikud siis pooleks. Arvamused, mis oleks Eestile soodsam, kas Vene või Saksa ülemvõim, siin jagunesid arvamused samuti pooleks. Üldreeglina varakamad isikud ja osa haritlasi pidas paremaks Saksa ülemvõimu, töölised ja osa haritlasi aga Venemaa ülemvõimu. Riiklik propagandatalitus ja Isamaaliit uurisid 39. aasta kevadel, et kas eestlased olid üldse valmis vastupanuks ja võimelised iseseisvuse säilitamise eest võitlema. Järeldus sellest uuringust, et kõikjal oli rahvas valmis relvaga kaitsma oma riiki. Erilise resoluutsusega paistsid Isamaaliidu hinnangul silma tartlased, kes, tsiteerime, rõhuvas enamuses surevad ennem kaevikus, kui laseks enda allutada ühe või teise riigi valitsuse alla. Vaino Kallas kirjutab oma teoses Kahe sõja vahel, et mitmed juhtivad riigitegelased, näiteks Ants Piip, Jüri Uluots ja Johan Laidoner, avaldasid oma sõnavõttudes mõtet, et Euroopat tabanud sõjas teenib Nõukogude Liiduga sõlmitud abistamispakt kindlalt Eesti huve. Rõhutati, et ühe riigi sõjalise baasi ja tugipunktide rajamist teise riigi territooriumile on ajaloos esinenud ka varem. Nii olevat ka Eesti endiselt iseseisev ja neutraalne riik. Märkimisväärne osa toona Eesti ühiskonnast kuulus talurahva hulka. Loomulikult on tagantjärgi raske välja selgitada, kuidas talurahvas suhtus Nõukogude Liiduga sõlmitud pakti. Mingit pilti pakuvad loomulikult poliitilise politsei ülevaated olukorrast riigis ja nende ülevaadete järgi oli talurahvas enamasti meelestatud nii Nõukogude Liidu kui ka Saksamaa vastaselt ja pärast baaside lepingu sõlmimist olevat talurahva hulgas levinud arvamus, et iseseisvus on sovjettidele nüüd küll maha müüdud. Väga huvipakkuv on see, kuidas meie kõrgemad sõjaväelased suhtusid baaside lepingusse. Aimu annavad kolonelleitnant Alfred Lutsu mälestused. Luts oli siis üks kõrgemaid sõjaväelasi, kes pääses pagulusse ja ta avaldas paguluses oma memuaarid. Loomulikult tuleb arvestada seda, et siin on tegemist ikkagi tagantjärele tarkusega. Luts kirjutas nõndamoodi: meie sõjaväe juhtkonna enamik
kellel oli rohkem kogemusi kommunistidega ja nad nägid sündmuste arengut kaugemale ette, ei uskunud, et Nõukogude Liit peab oma lubadusi või sõlmituid lepinguid. Peegeldus nende sõjaväelaste näol rusutud meeleolu, mure ja lootusetus. Tajusime, et Eesti Vabariik on surmaohus. Kolonelleitnant Lutsu jutu täienduseks võib siiski öelda, et sõjaväe suhtumist Punaarmee vastupanuta Eesti riiki lubamisse on ikkagi raske tegelikult välja selgitada, sest baaside vastu suunatud avaldused tähendanuks ju otsemaid alluvuskorra eitamist, mis toonuks kaasa kohese karistuse. Kolonelleitnant Alfred Luts aga rõhutas, et nii oli sõjaväes, samuti ka rahva hulgas 2 diametraalselt erinevat arvamust selle kohta, kuidas reageerida Nõukogude Liidu nõudmistele. Ühed seletanud, et anna sõrm kuradile, võtab ta terve keha takkajärgi. Teised arvanud aga, et tuleb igal juhul kokku leppida, sest iga kokkulepe on parem kui sõda, mis kindlasti lõpeb meile katastroofiga ja kommunistlikule režiimile omase hävitustööga eestlaste kallal. On öeldud ka seda, et kuigi võime eeldada, et üldiselt suhtus rahvas baaside lepingusse negatiivselt, siis oli Eestis ka neid ringkondi, kelle suhtumine oli hoopis teistsugune. Väikesearvulise Eestimaa kommunistliku partei liikmeskond ja osa töölisliikumise aktiivist leidsid, et Nõukogude baasivägede Eestis viibimine loob eeldused siin Nõukogude võimu kehtestamiseks. Osa töölisliikumise tegelastest ja teatud intelligentsi esindajatest leidsid aga seda, et kujunenud olukorras tuleb korraldada riigielu demokraatlikult ümber. Nad olid siis rahulolematud Konstantin Pätsi autoritaarse valitsemisega. Kui otsime ühiskonnagruppe, kes kiitsid heaks Nõukogude Liiduga sõlmitud baaside lepingu, siis võime väita, et osad töölised, ametiühingu tegelased ja üldse vasakpoolse ideoloogia kandjad ja muidugi kommunistid kiitsid pakti heaks. 9. oktoobril 1939 ehk varsti pärast baaside lepingu sõlmimist külastas Eesti vasakpoolsete üks juhtfiguure Neeme Ruus Nõukogude Liidu saatkonda Tallinnas Pikal tänaval ja teatas seal, et Eesti töölised tervitavad pakti sõlmimist. 29. septembril 1939 oma raadiokõnes kiitis president Päts Nõukogude Liiduga sõlmitud baaside lepingu heaks. Kõigest 6 aega varem, 20. augustil 1939 oli Päts pidanud aga kõne, kus ta ütles, me ei luba mitte kellelgi oma kodumaa piiridest üle astuda. Magnus Ilmijärve mahukas teoses Hääletu alistumine on kirjeldatud ka baasideaegset Eesti õhkkonda. Ja seal on siis kirjas niimoodi, et pärast baaside lepingu sõlmimist kadus avalikest kõnedest endine sõjakus. Juhtivad poliitikud, sõjaväelased asusid kiitma ja ülistama Nõukogude valitsust ja selle rahu armastavat poliitikat. Ajakirjanduses alustati rahva rahustamise kampaaniat. Hääletu alistumine selles raamatus on kirjas ka, et riiklik propagandatalitus tsiteeris kõik riigivolikogu liikmete sõnavõtud enne ajakirjanduses avaldamist. Ebademokraatlikult valitud riigivolikogu liikmete enamik säilitas kuulekuse ega protesteerinud. On aga teada, et mitmed Nõukogude sõbralikult meelestatud Eesti parlamendisaadikud tervitasid baaside lepingut palavalt. Nii teatas näiteks Neeme Ruus, parlamendisaadik, et tööliste arvates on omariiklus tagatud siis, kui kõrvale kaldumatult täidetakse vastastikuse abistamise pakti ja arendatakse siirast sõprust mõlema maa vahel. Mingi ettekujutuse Eesti rahva suhtumisse baaside lepingusse annab see, et näiteks Eesti välisminister 24. septembril 1939 Moskvas Molotoviga baaside lepingule läbirääkimisi pidades ütles nõndamoodi, et erapooletus on meie maas niivõrd juurdunud, et ma olen kindel selles, et Eesti ei taha loobuda sellest erapooletuse poliitika joonest ega taha sõlmida sõjalist liitu ühegi suurriigiga, käesoleval juhul siis Nõukogude Liiduga. Mida vastas selle peale Vjatšeslav Molotov, Nõukogude valitsuse juht? Ta ütles niimoodi, kes ei taha, teie ei taha, valitsev grupp ei taha, kuid laiad ringkonnad Eestis ja rahvas tahavad. See on meile täpselt teada. Selter proovis seda pareerida ja ütles niimoodi, julgen väita, et erapooletus on meie rahva rõhuvalt valdava enamuse kindel poliitiline veene, millest meie rahvas ei taha loobuda. Tuleb toonitada seda, et Eesti Vabariigi president Konstantin Päts vähemalt ametlikult
suhtus baaside lepingusse pooldavalt. Ta pidas üks päev pärast baaside lepingu sõlmimist ehk siis 29. septembril 1939 raadiokõne, kus ta toonitas niimoodi: meie riik jääb iseseisvaks. Meil ei ole mingit põhjust kahelda, et meie lepingupartneril tõsi taga on meie lepingu lojaalse teostamisega. Eestile saatuslikest aastatest ehk siis 1939–44 on oma mälestuste raamatu kirjutanud meie kirjanduskriitik ja inglise kirjanduse professor Ants Oras ja tema on ka mõne reaga valgustanud, kuidas Eesti rahvas suhtus baaside lepingusse. Oras on kirjutanud niimoodi, et kui Nõukogude Liidu nõudmised said Eestile teada sõlmida pakt, siis uudis Nõukogude Liidu nõudmistest levis lausa kulutulena üle kogu maa. Suurem enamus Eesti rahvast olevat pooldanud Orase sõnul vastuhakkamist. Vähemalt Orasele jäänud selline mulje. Konstantin Pätsi kohta ütles Oras nõndamoodi: kõige järgi otsustades arvas Päts, et ainus võimalik moodus Eestit päästa on pakti sõlmimine ja aja võitmine siis pakti sõlmimisega. Pakti enese kohta kirjutas Orast nõndamoodi, et mis tunde see pakt siis eestlastest tekitas. See polnud kergendus, vaid sügav murelikkus. Ei aidanud ka Pätsi raadiokõne, mis püüdis rahvast julgustada. Huvitavaid andmeid Eesti rahva suhtumisest baaside lepingusse võime leida ka omaaegse riigikontrolöri Karl Soonpää päevikust. 27. september 1939 ehk üks päev enne baaside lepingu allakirjutamist kirjutas Soonpää oma päevikus: rahva seas on ärevus, kuna keegi midagi kindlalt ei tea. Kohvikutes hirmunud inimesed on võimelised vaid üksteise hirmu suurendama. Kuuldused, üks fantastilisem kui teine, käivad ringi. Kuidas suhtuti Eesti ja Nõukogude Liidu vahel sõlmitud vastastikuse abistamise pakti Nõukogude ametlikus ajakirjanduses? Toome ühe näite. Ajalehes Pravda ilmus 3. oktoobril 1939 õiend selle pakti kohta, kus oli kirjas sellised read. Nõukogude Eesti pakt tagab ka Eesti enda julgeoleku. Ühtlasi rõhutati selles artiklis, et mõlemale poolele on kasulik ka kaubanduskokkulepe. Huvitavaid andmeid Nõukogude ametlikust suhtumisest Eesti ja Nõukogude Liidu vahel sõlmitud baaside lepingusse leiame 11. oktoobril 1939 trükki antud ajakirjas Bolševik, kus keegi Polikarpov oli kirjutanud taolise artikli, milles oli kirjas nõndamoodi: Baltikumis rahu kindlustav Nõukogude Eesti pakt väljendab mõlema riigi huve ja kõrvaldab kõik põhjused vastastikuseks usaldamatuseks. See kindlustab mõlema riigi kaitset. Võimas Nõukogude riik suhtub väikeste riikide sõltumatusse tähelepanu ja hoolikusega. NSV Liit ei sekku nende siseasjadesse. Nõukogude Liit on valmis asuma kaitsma väikesi naaberriike imperialistlike kiskjate kallale kippumiste vastu. Paljumillioniline Nõukogude rahvas tervitab palavalt Nõukogude Eesti vastastikuse abistamise pakti kui Nõukogude valitsuse targa välispoliitika, rahupoliitika uut akti. Eesti rahva suhtumisest Nõukogude Liiduga sõlmitud vastastikuse abistamise pakti võib rääkida nii ja naa, aga otsime seda, kuidas Nõukogude ajakirjandus kajastas Eesti rahva suhtumist. Loomulikult seal oli palju propagandat, aga huvitav on ikkagi teada. Ka Eesti rahva laiad hulgad tervitavad palavalt pakti, mis kindlustab neile rahulikku elu. Eestimaa elanikkond võttis pakti vastu kui Baltikumis rahu säilitamise vankumatu aluse. Eesti ajakirjandus kriipsutab üksmeelselt alla, et pakt tagab rahu Baltikumis ja kaitseb Eestit imperialistlike suurriikide salasepitsuste eest. Eks igaüks otsustab ise, palju selles artiklis on tõtt ja palju mitte. Kui räägime Eesti poliitilise eliidi suhtumisest baaside lepingusse, siis tsiteerime näiteks August Jürimaad, tema oli põhiseadusliku Eesti viimane siseminister. Kui arutati Eesti eliidi hulgas, kas baaside leping sõlmida või mitte, siis Jürimaa arvas niimoodi: kui võtame ettepaneku vastu, siis on loota, et Eesti rahvas jääb püsima. See on muidugi lootus, mis oleneb Vene heast tahtest. Tuleb siis öelda, et Jürimaa siinkohal küll ei eksinud. Jürimaa ütles veel niimoodi: meie praeguse relvastuse juures ei või meie sõtta minna, mis tuleks väga raske ja hävitav. Suurem osa rahvast ei taha kindlasti Vene mõju suurenemist, kuid valida siin ei ole. Lisame seda, et kommunistid tapsid August Jürimaa hiljem. Kuidas suhtus baaside lepingu sõlmimisse
meie omaaegne riigivanem ja 1939. aastal suursaadik Moskvas olnud August Rei, tema ütles niimoodi: teist teed meil valida ei ole, muidu oleks kohe Poola saatus. Täpsustuseks olgu siis öeldud, et 1939. aasta septembris hävitasid Nõukogude Liit ja Saksamaa Poola riikluse. Iseseisev Poola riik lakkas siis lihtsalt olemast. Üks päev enne Nõukogude Liiduga baaside lepingu sõlmimist toonane opositsiooniline tegelane ja hilisem välisminister Ants Piip kinnitas Moskvas Jossif Stalinile, et Eesti rahvas kahtlematult rahuldatuna võtab vastu abistamispakti Nõukogude Liiduga, mispärast pole tarvis karta mingeid diversioone, niimoodi rõhutas Piip. Ants Piip ütles Moskvas toimunud läbirääkimiste kohta 2. oktoobril 1939 nõndamoodi: Moskvas lasti ka meil kõnelda ja ei räägitud meiega kui alamatega. Kogu aeg valitses usaldus meie kõikide vahel. Eesti välisminister Ants Piip toonitas kogu aeg, kui õigesti on Eesti toiminud, kui ta on sõlminud baaside lepingu. Veebruaris 1940 pidas Piip raadiokõne, kus ta ütles niimoodi: näitame kogu maailmale, et suure ja väikese riigi vahekorrad võivad olla rajatud mitte jõule ja alistumisele, vaid usaldusele ja vastastikusele toetamisele. Riigikontrolör Karl Soonpää küsinud välisminister Ants Piibu käest 4 silma all, kas Piibu arvates kommunistid olid tõesti siirad, kui nad pakti sõlmisid. Piip vastanud, et olid küll. Baaside lepingu üks peamine läbirääkija oli toonane Riigivolikogu ehk parlamendi esimees Jüri Uluots, kellest sai Eesti Vabariigi viimane seaduslik peaminister. Baaside läbirääkimiste ajal, kui otsustati, kas baaside leping sõlmida, ütles Uluots nõndamoodi: see leping kärbib kahtlemata osa meie suverääniteedist ja riivab seega tugevasti ka rahva iseteadvust. Kuid Uluots hoiatas, ta ütles niimoodi: kui hakkame vastu, siis tagajärg on see, et meid viiakse omaenda maalt ära. Seda süsteemi tarvitab Nõukogude Vene. Jossif Stalin olevat Kremlis pärast baaside lepingu sõlmimist öelnud niimoodi, et nemad teadnud, et eestlased on realistid ja nendega saab asju ajada. Mitte nagu poolakad. No oli suur ja vägev riik, aga mis tast nüüd alles on jäänud? Öelnud Stalin, et nemad mõtlevad ausalt lepingut pidada, sest kui bolševik annab sõna, siis ta seda ka peab. Ja siis tõstnud Stalin klaasi ja öelnud selges eesti keeles: elagu Päts! Igal juhul Moskvas läbirääkimistel osalenud Jüri Uluotsale on Stalin jätnud küll sügava mulje. Uluots öelnud siis niimoodi, et Stalin on peremees ja hääperemees. Uluotsale jäänud Moskvast mulje, et venelased mõtlevad lepingut ausalt täita. Toonane Eesti parlamendi Riigivolikogu esimees ja tulevane peaminister Jüri Uluots usaldas samuti baaside lepingu kestvust ja täitmist Nõukogude Liidu poolt. Uluots ütles 2. oktoobril 1939 ehk mõni päev pärast baaside lepingu sõlmimist nõndamoodi, et pean tähendama, et Stalin on harukordselt tark inimene. Samuti ka Molotov ja Mikojan. Mul jäi mulje, et Vene täidab seda lepingut ausalt. Stalin toonitas: teie näete, et enamlased peavad sõna. Uluots ütles niimoodi, et ma ei taha muidugi uskuda, et Stalin oleks tahtnud oma nime siduda lepinguga, mida nemad täita ei taha. Igal juhul Eestis oli olukord pärast baaside lepingu sõlmimist siis selline, et on öeldud, Päts, Uluots ja tema valitsuse liikmed ning Johann Laidoner andsid oma parima, et rahvast rahustada ja jätta mulje, et pole midagi katastroofilist toimunudki. Otsekohe pärast seda, kui oli sõlmitud baaside leping Eesti ja Nõukogude Liidu vahel, siis ühiskonna truualamlikum osa hakkas president Konstantin Pätsile saatma tänutelegramme, et Päts on lasknud sellel paktil ilmale sündida. Üldse on teada, et saadeti 60 kirja Pätsile. Peaminister Jüri Uluots ütles üks päev enne Nõukogude Liidu esitatud ultimaatumit ehk siis 15. juunil 1940 nõndamoodi: tänu oma suure idanaabriga sõlmitud paktidele just Ida-Baltikumi rahvad võivad ja saavad praegu kasutada rahu.
1930. aastate teisel poolel oli üks juhtivaid opositsionääre Konstantin Pätsi režiimile kindlasti Jaan Tõnisson. Kuigi tema samuti põhimõtteliselt pooldas baaside lepingu sõlmimist, siis on teada, et kui toimus Eesti parlamendi välis- ja riigikaitsekomisjonide istung, siis Tõnisson olevat väitnud, et Eestil tuleks lepingu ulatus kindlaks määrata ja mitte vastu võtta kõike, mida Moskvast nõutakse. Samuti püüdnud Tõnisson öelda seda, et lepingu sõlmimist tuleb Moskvas püüda venitada. Igal juhul on öeldud seda, et Eesti rahvas ei kiitnud heaks baaside lubamist Eestisse ja tundis end alandatuna. Eriti tekitas viha ja kibestumist see, et kui Nõukogude Liit rajas baasid Eestisse, siis baaside piirkonda jäänud inimeste maad ja talud võeti ju ära. Kui räägime Eesti poliitilise eliidi suhtumisest baaside lepingusse, siis on öeldud seda, et ainus, kes eestlaste kõrgetest ülemustest olukorra tõsidusest ilmselt täies ulatuses aru sai, oli välisminister ja Molotovi ja Staliniga Kremlis silm silma vastu läbirääkimisi pidanud Karl Selter. 12. oktoobril 1939 sai ta välisministri ametist lahti, teda asendas siis Ants Piip, ja 1939. aasta lõpul laskis Selter ennast saata Eesti esindajaks Rahvaste Liitu Genfis ja ta oli ühtlasi ka Eesti saadik Vatikanis ja Šveitsis. Seega Selter lasi ennast Eestist ära saata turvalisse keskkonda. Ehkki on öeldud seda, et läbinägelik välisminister Karl Selter nägi baaside lepingu olemuse tegelikult kohe läbi, siis veel 6. oktoobril 1939 Nõukogude sõjaväelastega peetud õhtusöögil tõusis Selter püsti ja ütles toosti, ta ütles siis niimoodi. Nõukogude armee lennuvägi ja laevastik on võimsad ja see armee on meie liitlane. Tõstan klaasi Nõukogude armee terviseks. Igal juhul avalikult oli Karl Selter veel ka 1940. aasta jaanuaris veendunud, et tema käitumine kriitilistel septembripäevadel ehk siis Nõukogude Liiduga baaside lepingu sõlmimine oli õige ja Selter oli avalikkuses tuleviku suhtes veel siis optimistlikult meelestatud. Eesti rahvas olevat hukkumisest päästetud ja võib vaadata lootusega tulevikku. Mõni kuu pärast Eesti ja Nõukogude Liidu vahel vastastikuse abistamise pakti sõlmimist tähistas oma 60. sünnipäeva Nõukogude Liidu juht Jossif Vissarionovitš Stalin. Detsembris saatsid Jüri Uluots, Ants Piip ja Johan Laidoner juubilar Stalinile õnnitustelegrammi tema juubeli puhul. Selter saatis Genfist lausa eraldi telegrammi ja sellel telegrammil oli siis kirjas tekst, et Selter soovib juubilar Stalinile pikka iga ja jätkuvat energiat oma töö lõpule viimisel. Kahjuks me ei tea, mida Selter mõtles siis Stalini töö all. Baaside lepingu sõlmimise ajal oli Eesti saadik Rootsis, Heinrich Larretei, ja tema on hiljem kirjutanud niimoodi, et baaside ajal oli terve Eesti välispoliitika rajatud tõe varjamisele, püüdega näidata, et oleme endiselt peremehed omaenda maal. Kui avalikkuse ees esinesid paljud Eesti poliitikud julgustavate sõnavõttudega, siis on kindlalt teada, et kulisside taga olid paljud neist ikkagi meelestatud tegelikult pessimistlikult. Näiteks Itaalia saadik Eestis Ciconardi 11. oktoobril 1939 telegrafeeris Rooma ja Ciconardi kinnitas, et Eesti valitsus on tegelikult olukorra hindamisel pessimistlik. Selle kohta, kuidas Eesti eliit kulisside taga suhtus baaside lepingusse, võime aimu saada USA saadiku Wiley, tema oli siis USA saadik Lätis ja Eestis, 3. oktoobril 1939 kirjutatud ettekandest. Wiley ütles niimoodi: välisministeeriumi esindajate suhtumine on selline. Parim, ütlevad nad, on see, et Eesti on baaside lepinguga võitnud ebamäärase kestusega hingetõmbe aja. Väga huvitavaid tähelepanekuid baasidaegse Eesti eluolu kohta leiame Soome keeleteadlase ja suure Eesti sõbra Lauri Kettuneni ettekannetest Soome valitsusele. Kettunen käis 1940. aasta jaanuaris ehk keset Soome talvesõda Eestis, et tutvuda siinse olukorraga. Ja Kettunenile paistis teravalt silma erinevus tippude optimismi ja Eesti seltskonnas valitseva pessimismi vahel. Tõsi, ka Lauri Kettunen mõistis, et vastutavate isikute puhul ei olnud tegemist päris siirusega, vaid nad võisid oma hinnangutes ka teeselda. Kettuneni muljete kohaselt oli rahva suhtumine Nõukogude Liiduga sõlmitud baaside lepingusse väga negatiivne ja pealegi rahvas ei olevat uskunud selle pakti püsivusse.
Kettunen käis 4. jaanuaril 1940 pikemal külaskäigul Johann Laidoneri juures ja kirjutas siis niimoodi, et ilmselt tahavad venelased praegu lepingut kinni pidada. Niimoodi olevat siis arvanud Johann Laidoner, kuid Laidoner oli rõhutanud seda, et venelaste edasine käitumine sõltub olukorrast. Kettuneni jaoks oli veel tähelepanuväärne see, et Tartus viibides ta pani tähele, et valitsuse poliitikat arvustati ülikooli õppejõudude ja üliõpilasnoorsoo seas õige teravalt. Kui räägime Eesti rahva suhtumisest baaside lepingusse, siis Eesti ja teiste Balti riikide avalik arvamus baaside ajal toimunud Soome talvesõja kohta oli siis selline, et loomulikult Eesti rahvas oli Soome poolt. Rootsi Tallinnas resideerunud esindaja ütles niimoodi, et lausa 99% eestlastest olevat meelestatud Nõukogude Liidu vastu. Briti esindaja andis oma riigi välisministeeriumile kirjutatud ettekandes edasi ühe eestlase sõnad toonasest ajast ja see eestlane olevat öelnud siis niimoodi. Millal ükskord meie valitsus vabastab meie käed ja laseb meil bolševike kõrid läbi lõigata? Kui räägime Eesti võimuvertikaali mees number 2 ehk siis Johann Laidoneri suhtumisest baaside lepingusse, siis võime tsiteerida tema sõnavõttu 5. oktoobrist 1939, kui Laidoner pidas läbirääkimisi Nõukogude sõjaväelastega täpsustamaks baaside lepingut. Seal ütles Laidoner vastuses Nõukogude sõjaväelastele nõndamoodi. Väidetakse, nagu ei võiks suur ja väike riik omavahel sõbrustada, kuid meile näitab ajalugu, et selline sõprus siiski teostub. Eriti aitas meid Nõukogude Liidu rahvaste juht. Tõstan klaasi Stalini terviseks. Igal juhul Johann Laidoner kutsus Eesti avalikkust üles usaldama Staliniga sõlmitud pakti. 12. oktoobril 1939 pidas Laidoner raadiokõne, kus ta ütles muu hulgas: Nõukogude Liidu baasid on Eesti riigi kaitsmiseks. Rõhutan, et meie tahame otsekoheselt ja avameelselt täita pakti ja olla kindlad, et see sünnib samuti teise lepingupoole poolt. 1939. aasta detsembris külastas Johann Laidoner Moskvat, kus ta kohtus muuhulgas ka Nõukogude diktaator Jossif Staliniga. 17. detsembril esines raadios siis Johann Laidoner oma ülevaatega Moskva reisist ja ta ütles muuhulgas niimoodi: ma võin kinnitada, et minu külaskäik Moskvasse andis mulle tõendusi, kui õigesti Eesti Vabariik toimis vastastikuse abistamise pakti sõlmimisega. Meie kõrvaldasime selle paktiga sõjalise kokkupõrke ohu oma idanaabriga ja võime elada rahus. 14. detsembril 1939 toimus Vabariigi valitsuse istung, kus Johann Laidoner rääkis oma Moskva sõidust, mis oli siis äsja lõppenud ja Laidoner iseloomustas seal Moskva riigitegelasi. Mida Laidoner siis ütles? Ta ütles niimoodi: Molotov, tark, Vorožilov, tark, Stalin on aga neist 2 pea võrra targem, asjadega kursis ja suure mõistusega. Laidoneril olevat kindel mulje, et Moskva tahab pidada lepingut. Igal juhul 1940. aasta maikuus Laidoner avalikkuse ees veel õigustas baaside lepingu sõlmimist. Ta ütles niimoodi 2. mail 1940: Eesti on ausalt täitnud lepingut ning mis väga tähtis, meil on teadmine, et meie suur lepingu osaline samuti tahab seda lepingut kindlalt täita. Igal juhul neid, kes julgesid kritiseerida baaside lepingut ning siin olevaid Nõukogude baasivägesid, ootas Eesti Vabariigi poolt süüasja algatamine ja milles siis süüdistati seltskondliku ärevuse tekitamine ja riiklikke välissuhteid ohustav tegevus. Igal juhul 1940. aasta juuni keskel esitas Nõukogude Liit Eestile ultimaatumi ja Eesti ujutati üle Nõukogude vägedega ja Eesti iseseisvus lakkas. Eesti ajakirjandus jälgis ka siis ametlikku narratiivi väga pingsalt. 18. juuni 1940 ajalehed ilustasid pilti, kuidas oskasid. Näiteks olid sellised pealkirjad: kõik on toimunud rahulikus ja heas korras. Vastuvõtt Nõukogude vägedele kõikjal sõbralik ja rahulik. Rahvaleht aga rõhutas seda erandlikku soojust, millega Eesti rahvas tervitas Punaarmee üksuste saabumist. Kui 1940. aasta 17. juunil Nõukogude Liit oli Eesti okupeerinud ja üle Eesti valgusid punaväelased, siis Nõukogude Liidu propagandaleht Izvestja kirjutas nõndamoodi: lahkelt ja rõõmsalt võtavad rahvamassid Eestis vastu Nõukogude Liidu vägesid
Eesti elanikkond ümbritseb Punaarmee võitlejaid tähelepanu ja palava hoolitsusega. Meie kirjamees Tiit Made on oma teoses Alasi haamri vahel selle kohta kirjutanud nõndamoodi, tsiteerime Made. Ega see jutt polnud ka puhas väljamõeldis, oli siis, nagu praeguseski Eestis, ärimehi, poliitikuid ja muidu mehi, kes Venemaad idealiseerisid ja sealt lootsid kasu lõigata ning soojemat kohta saada. Kuid massiliselt eestlased muidugi okupante ei tervitanud, nagu Nõukogude propaganda laias. 17. juunil 1940 oli Nõukogude Liit okupeerinud Eesti Vabariigi. 21. juuni pandi ametisse Johannes Vares-Barbaruse valitsus ning juulikuus samal aastal toimusid libavalimised riigi volikokku ja oli selge, et varsti kuulutatakse Eestis välja Nõukogude võim. Toona oli president Päts veel formaalselt ametis ja suure mõistatusega loeme Konstantin Pätsi sõnavõttu 17. juulist 1940 ehk 4 päeva enne Nõukogude võimu väljakuulutamist Eestis. President Päts võttis vastu Nõukogude Liidu saadiku Počkarjovi volikirja ja Päts pidas siis kõne, kus ta ütles niimoodi. Nõukogude Liidu võimas armee sai kogu Eesti rahvas sõbraliku vastuvõtu osaliseks, milles teie, härra minister Počkarjov, võisite oma silmaga veenduda. Kahtlemata tagab Nõukogude Liidu rahupoliitika Eesti rahvale hindamatud võimalused tööks ja loominguliste jõudude edasiseks arenguks. Muide, baaside lepingu kohta leiab täiendavat informatsiooni videotest Baaside leping, õige või vale valik ning Baaside leping lõhestab Eesti.